Hei kõigile tikkimishuvilistele ja tänane lühike video tuleb mul sellest, mida teha, kui juhtub, et mul neelõnga sisse tekib sõlm. Algul ma arvasin, et sellist videot ei ole tarvis, kuna kõik niikuinii teavad seda, aga ma juhtusin nägema YouTube'is ühte videot, kus tikk ja tikkis, tal tekkis see sõlm ja siis ta hakkas seda sõlme seal kuidagi väga niimoodi omapärasel viisil harutama. Ja siis ma mõtlesin, et ikka tuleb uusi tikkeid juurde ja nende jaoks on kõik uus ja huvitav, et ma näitan, mis nende sõlmadega siis peale hakata. Kuna need sõlmed ei teki sellest, et keegi neid sõlmib, vaid nad tekivad natuke teistmoodi, siis tuleks natukene teistmoodi ka neile läheneda, et neid lahti harutada. Ütlen kohe ära, et alati ei õnnestu neid sõlmi lahti harutada, vahest on nad nii tugevasti tekivad, et ei olegi muud teha, kui lõigata selle koha pealt lõng katki, natukene ristikesi üles harutada, kinnitada ja võtta uus lõng ja hakata uuesti tikkima. Aga vaatame, kas mul õnnestub selle korral see sõlm lahti harutada. Ja teen ma nüüd sellise asja, et ma võtan nõela ja ma ei hakka selle nõelaga siit sõlme sisse, vot see on see, mida ma selles videos nägin, et torgati see nõel siia sõlme sisse ja siis kuidagi hakati pusima seal. Vaid ma selle nõela panen selle aasa sisse, ükskõik kui suur mul see aas siis ka parasjagu on ja hoian mul neelõnga teise käega kinni ja nüüd ma seda aasa tsikutan. Ja voila, see sõlm jookseb ise lahti. Ma nüüd tikin natukene veel ja vaatan, kas mul tekib veel mõni sõlm, et näidata siis veel teile üks kord. Nonii, teie õnneks ja minu õnnetuseks tekib mul selle töö peal hästi palju neid sõlmekesi. Mul on ankur, mul neelõng ja võt ühekordse lõngaga tikkides lihtsalt nad tulevad. Eriti teatud heledad toonid, tumedate toonidega nii suur probleemi ei ole. Ja vaatame, kas me saame selle ka lahti. Ma näitan nüüd, kuidas natukene vähendada seda tõenäosust, et sellised sõlmekesed tekivad. Need sõlmed tekivad töö tagumisel poolel, kuhu meie silm ei ulatu ja me ei näe, mis seal toimub. Ja sellepärast teen ma nüüd niimoodi. Mul on vaja tikkida siia üks pool rist. Ja nüüd ma ei tõmba seda neelõnga täielikult siia töö taha, vaid jätan siia töö peale. Ja toon nõela välja järgmisest kohast, kus mul on vaja tikkida edasi. Niimoodi tikkides tekib neid sõlmekesi tunduvalt vähem. Miks ma kogu aeg nii ei tiki, on see, et nii tehtud ristid ja poolristpisted jäävad teistsugused, kui sel juhul, kui ma nüüd selle lõnga täielikult tõmban siia töö taha ja toon töö pinnale. Sellepärast ma kasutan seda harva. Miks see nii on, seda räägin ma selles videos, kus ma näitan, kuidas teha ideaalseid ristikesi. Nii et, kui te tahate seda teada, siis jälgige minu kanalit, ükskord see video tuleb. Aitäh teile ja ilusaid ühtlasi ristikesi ja võimalikult vähe sõlmekesi.